Hookus, hüüdis vana mütt. Ha, ma juba tean, mida te mõtlete, aga see on teine lugu. Elasid kord Lein Pumperlee ja Kiin Ravisik. Neil oli 2 last, NG ja OG. OG-l ei olnud pööningul kõik korras, nagu öeldakse. Tuled põlevad, aga kedagi ei ole kodus. NG oli aga viks ja tubli poiss. Õppis Tartus IT-d ja tegeles vabal ajal klokkimisega. Ühel ilusal päeval kutsus ema Lein Ennu enda juurde ja ütles: siin on korvi täis kooki ja moosi. Palun vii see vanaemale. Talle see väga maitseb, sest see on pruuni värvi ja hea lõhnaga. Vaata, et sa seda tee peal ära ei söö. Me isaga tegime seda mitu päeva ja vanaema ootab seda väga. Miks alati mina pean kõike tegema ja OG ei pea mitte kunagi, küsis Enn. Aga ta on ju debiilik, ütles ema Lein ja asus korvi pakkima. Võttiski Enn korvi ja asus teele. Kõndis päeva, kõndis 2. Tükikese 3. kuni jõudis laia laande. Laias laanes oli suhteliselt paks kasik. Enn mõtles viivu ja sisenes siis kasikuse. Keset kasikut lebas sinine spordikott. Enn takseeris seda oma tuhmi pilguga mõne hetke, siis aga ronis kotist äkki välja üllatus, laulumajas kuri hunt. Kuid hunt kadus sama kiiresti, kui oli ilmunud. Enn kehitas õlgu ja astus edasi. Kõndides jäi ta aga linnulaulu kuulama. Endamisi mõeldes, mis lind see küll olla võiks. Järgnes Enn sellele ja eksis ära. Ema Lein oli Ennule rääkinud, et metsas elab üks isemoodi loom, kes ei tee mitte tavalist häält, vaid ebatavalist häält. See on Krõmmimõmmi. Kas sina oledki Krõmmimõmmi? Küsis Enn. Ma olen eksinud. Kas sa oskad mulle öelda, kuidas ma siit kasikust välja saan? Krõmmimõmmi jutust ei saanud Enn palju aru, aga hakkas siiski tema osutatud suunas minema ja jõudis peagi metsaservale tagasi. Metsaserval istus põder. Nähes Ennu, tatsas ta kohe ligi ja tegi juttu. Tere, Enn! Väga hea, et sa kaasikust välja said. Meil on metsas suur mure. Mets on hakanud viimasel ajal väga kiiresti kasvama ja praegusel hetkel on metsas rohkem süüa, kui loomad ära jõuavad süüa. Olukord on üsnagi, ma ütleksin, katastrofaalne. Ma arvan, et ei ole võimatu, et meil on kuni 100 looma juurde vaja. Kas ma võin sinult abi paluda, et kui sa tead kedagi, kes meie metsa võiks sobida, sa annaksid mulle sellest teada? Suur tänu sulle! Kuulanud ära põdra jutu, lubas Enn tema mure peale mõelda ja kindlasti aidata, kui võimalus. Enn vantsis edasi ja peagi hakkaski paistma vanaema maja. Ta koputas uksele. Selle ukse valmistas tundmatu meister 17. sajandi keskpaiku. Ta raius ukse välja tollal moodsast Kanada tammest, andis oma käte tööle klassikalise 4-nurkse kuju ja ributas ta raudhingedele, mis võisid omal ajal head olla, kuid kriipsusid nüüd õudselt. Uksel polnud mingeid ornamente ega mustreid. Ainult tal paremas nurgas võis näha kriimustust, mille kohta jutustati, et selle olevat oma isikliku kannusega tõmmanud sellest äände eeshavar käe. Marie Antonetti favoriit ja Ennu vanaema vanaisa emapoolne tädipoeg. Muidu oli uks täiesti tavaline ja sellepärast pole mõtet temal üksikasjalikumalt peatuda. Enn tegi ukse lahti. Keset tuba seisis vanaema ei ela ei sure, silmad punnis ja suu pärani. Enn astus lähemale ja ulatas vanaema ei ela ei surele korvi ning lausus. Siin on sulle Tikkeri moos, vanaema.
Vanaema mekkis vähe moosi ja sattus raevu. What the fuck? Mis kuradi tinkerimaas? Te üldse teate, kuidas tinkerimaasi tegema peab või? Te pole elus tinkerimaasi teinud, kus te kuradi selle retsepti vapse saite kuradi fucking kastronaadid nahui. Peale juhtunut ei osanud enam midagi kosta. Vanaema käitumine jäi talle suures osas arusaamatuks. Ta pani maja valve alla ja läks koju.